Tere päevast, kallid sõbrad! Teiega on Koljaski pood ja mina olen Andrei ja tutvustame 2025 aasta uudist. Ultra kaasaegsed, ultra stiilsed, ultra kerget Corella, ultra Thermo. Corella Ultra Thermo on saadaval nii komplektis 2 ühes kui ka komplektis 3 ühes. Traditsioonilised. Ja nüüd vaatame vankri omadusi ja numbreid. Ultra 2025 aasta omadused. Vankri ülemine punkt avatud kapuutsiga on 120 cm. Ja uues Ultra 2025 aasta mudelis on sisse ehitatud adapterid. Vajutades 2 nuppu üleval, toetades mõlemalt poolt korraga, laseme madalamale. 117 cm. Uuesti vajutades langetame selle veelgi madalamale, 113 cm. Ja samuti saame selle kergesti tagasi tuua ja kiiresti. Lähtepositsioon. Kõige ülemises punktis on vankri käepideme ülemine punkt 9 cm. Vajutades nuppu käepideme keskel, reguleerime madalamale, veel madalamale. Ja käepideme kõige madalam punkt on siin 90 cm. Väliselt räägib pikkusest 87 cm. Üks kõige kompaktsemaid vankreid pikkuse poolest, välismõõtmete laius on 59 cm, mis aitab meil kergesti läbida igasuguseid ukseavasid. Väikseid lifte kohtab veel sageli. Veel üks väga oluline omadus on kõrge clearance. See on oluline, kui me liigume ja meil on takistusi, sellest sõltub meie läbitavus. Ja veel, kui me jalutame vankriga, siis me ei löö oma jalgadega vastu. See on samuti väga oluline. Seega meie rataste kõrgus, suure ratta kõrgus on 27 cm. Eesmine ratta kõrgus on 19 cm. Meie rattad on manööverdusvõimelised, pöörlevad, fikseeritakse nupuvajutusega nii ühele kui teisele poole ja samuti fikseeritakse ka esiratastele. Sisse ehitatud amortisatsioon, vedrud ise rattad on valmistatud uuest kattematerjalist. Siin on materjal nüüd mitte keel, vaid evovaht. Need on pehmed imiteerivad rattad, täispuhutav ratas, see tähendab, et need rattad on oma omadustelt pehmemad kui täispuhutavate ratastega kärud. See on uudsus ja uus omadus. Corella firma kärus. Samuti võib märgata, et meil on selline voolujooneline disain. Alumises osas on siin pagasiruum magnetitega. Väga mugav avada, et oleks lihtne ja kiire siia juurde pääseda. Sees on jäigad osad, et see ei vajuks. Kui me juba siin all oleme, siis pöörame tähelepanu, et igal rattal on vedru. Amortisatsioon. Corella on linnastiilis käru ja neil on vedrud kõigil 4 rattal, kuid need ei ole väga pehmed. Kuid see pehmendab sõitu. Ja lisaks on uus evakate, mis imiteerib keskel täispuhutavaid rattaid. Rataste vahel on meil siin pedaal, väga mugav, mille paneme pidurile, kui peatume. Seda harjumust oleme arendanud. Eesmistel ratastel, nagu ma juba mainisin, on meil vedrud ja ülemises osas asub nupp. Kui nupud alla vajutada, fikseeruvad rattad ja liiguvad ainult otse. Kui üles tõsta, vabanevad need ja rattad muutuvad manööverdusvõimeliseks. Kõik 4 ratast on kärul. Kiiresti ja lihtsalt saab alati eemaldada. Vajutades sisemise osa nuppu, tõmbame ratta küljele ja ratas tuleb kergesti ära. Rattad on valmistatud laagritel, neil on hea liikuvus. Ultral on väga ilus, uus stiilne kettamuste. Ultra 2025, Ultra Thermo sai termoalusega hälli. Nüüd on see häll mitte ainult termo ja soojem, vaid ka kuumaga ei kuumene üle ja külmaga hoiab soojust. Ja veel tänu sellele omadusele ja funktsioonile. Vanker on muutunud Corella sarja kõige kergemaks mudeliks. Ta kaalub 11 kilogrammi, 300 grammi. Üldiselt paljude vankrite seas on 11 kilogrammi väga suur saavutus ja sellise kaaluga kategooriatega ei saa paljud brändid kiidelda. Nagu kõik on juba märganud, on sellel mudelil helebeež meeldiv toon koos beeži hälliga. Samuti on sellel käepide, mis on üldistes toonides tumepruun. Samuti on tumepruunid lisad kotil. Ja on tumepruun, lisa vankri enda hällil. Ja jalutuskäigu plokil on käsipuu, millest laps kinni hoiab, samuti pruunis toonis. Kõik see harmoneerub omavahel. Uues kollektsioonis on esindatud 5 värvitooni.
Kõigi värvitoonidega saab tutvuda meie poes Koljatskid, Varssavi maanteel. Me töötame teie jaoks iga päev. Samuti saab külastada meie veebisaiti Koljatskid.ru ja veebisaidil tutvuda uue kollektsiooni esindatud värvitoonidega. Uues kollektsioonis on uue disainiga kott. Kott on üsna väga kena, elegantne, väike ja mahukas, pikkade mugavate sangadega, väga kergesti eemaldatav. Siin on selline lahe, hea tasku pisiasjade, telefoni, raha ja kuldkaartide jaoks. Üleval on tõmblukk. Meil on saadaval komplekt, kuhu kuulub kott, sääsevõrk baldahiin, mis pannakse vankrile ja vihmakate, mis kaitseb vankrit sademete eest. Vihma ajal. Lumi ja samuti sobib nii hällile kui ka jalutuskärule. Kott saab kergesti ja kiiresti vankriraamilt. Eemaldada. Vajutame, tõmbame ja samuti kergesti ja kiiresti. See eemaldub, ripub kenasti. Ei sega kedagi, mis mulle meeldib. Kõikides mudelites on vankrid sellised, et need kokku panna on kiire, lihtne ja kompaktne. Piisab, kui vajutada nuppu ühelt poolt ja teiselt poolt kuni mälunupuni. Keskendatud käepide tõsta hälli pealt üles, langetades käepidet alla, vajutades ühte nuppu ja käepidet. Ta valmistub kiiresti. Praam on alumiiniumist, kaalub vaid 7 kilogrammi ja häll kaalub 4 kilogrammi. Hälli alumises osas on jalad, millele saame selle asetada. Me saame selle kas kohe kokku panna või hoolikalt asetada ja lihtsalt käepidemest tõsta. Ülevalt paigaldades hälli, kontrollige mõlemalt poolt, et see oleks fikseeritud ja see on valmis jalutuskäiguks. Ja lõpuks me jõudsime hälli enda juurde. Meie häll on valmistatud meeldivast tekstiilist, veekindlast, siledast, mis ei takista selle hooldamist. Me saame seda alati puhastada. Veekindel tekstiil kaitseb vankrit ja last niiskes ilmas märjaks saamise eest. Siin on meil selline tugiraam. Tugiraamil on peidetud magnetid. Tõstes üles, sulgub tugiraam ise ja püsib magnetitega kinni. Ja alumises osas on meil vaatlusaken. Me saame kaitstes last jälgida tema und. Eemaldame. See kinnitub tagasi ka külvtugiraamidesse. Meil on ka magnetid, kiire juurdepääs. Siin on varikatus, ergonoomiline varikatus, mis kergesti sisse tõmbub ja suur vaade. 2 tõmblukku mõlemal küljel, mis liiguvad siin täielikult ette. Meil on selline suur mugav juurdepääs. Häll on, nagu me võime märgata, seespool meeldiva halli viimistletud kangaga. See on hüpoallergeenne kangas. Kapot langeb alla 2 nupu vajutamisega. Me vajutasime, alla lastes pole enam vaja hoida. Sees on meil sisemine suurus. Ülemiste parameetrite järgi on see 78 sentimeetrit pikkus. Laius on siin 37 sentimeetrit. Madrats on valmistatud ortopeedilisest materjalist. Siin on tõmbluk. Kate on eemaldatav pesemiseks. Tean, madratsi pikkus on 73 × 34. Hälli sisemine osa. Võime tähele panna, et siin on kõik hoolikalt ja hoolivalt tõmblukuga tehtud. Et meil oleks alati mugav ja lihtne eemaldada, pesta tagaseina võrgustikku, vaatame edasi ja siin on meil valgustus, millel on isolatsioon, mis eemaldatakse soojal perioodil, kui pole vaja võrku katta ja isoleerida. Pöörame tähelepanu. Hälli, ultratermopõhi on valmistatud termomaterjalist. See on polüstüreenmaterjal, mis talub lööke. Kester. Külma ilmaga ei külmu see läbi ja hoiab soojust, annab soojust edasi, kuid kuuma ilmaga ei kuumene üle. Palju niiskust eemaldavaid avasid, et tagada hea ventilatsioon, võib märgata, et meie häll on valmistatud pestavatest, vettõrivatest ja tuulekindlatest kangastest mitmest kihist, samuti on see soojustus. Siin on meil metallist tugipostid, nagu kõigil raamiga hällidel. Ja meie häll saab kokku voltida nagu pannkoogid. Me tõmbame metallosa nii ühte kui teist. Ja häll. Selles asendis on see täielikult kokku surutud. Nüüd ma võtan selle maha ja näitan teile. Siin on meil 2 nuppu. Me panime selle niimoodi kokku, see muutub väikeseks ja kompaktseks, et transportida ja hoida autos, kui teil on vähe ruumi. Samuti saame selle kiiresti tagasi oma kinnitustele paigaldada. Peamine on sihtida õigesti. Seejärel valime sisemise kanga. Ja need metallvardad, mis meil siin on, tõmbame ühele poole, tõmbame teisele poole. Hoolikalt ja kiiresti paneme kanga sisse ja meie häll on juba kokku pandud ja kasutusvalmis. Tõmbasime tõmbluku kinni, pingutasime. Kapoti ülaosas on tõmbluk koos liuguriga. Kummistõmbluk, et see ei laseks vett läbi. Avades tõmbluku lõpuni ja vajutades 2 nuppu, mis reguleerivad kapuutsi, saame selle ette tõmmata. Nii sulgub see. Suurem osa vankrist loob varju või kaitseb last. Tuule eest.
Tagaseinal on veel üks tõmblukk, mis avab suure ventileeritava akna, et kuuma ilmaga oleks siin parem õhuvahetus. Õhutsirkulatsioon ja vankri alumises osas on veel üks aken, mis avanevad siin täielikult, keeratakse krae eest ära või lisame väikese ventilatsiooni. Nii, siin on magnetid või avame rohkem. Kui laps kasvab, pöörab end kõhuli ja saab läbi vankri ja võrgu piiluda jalutades ja arenedes. Seega on meil üks kõige ventileeritavamaid vankreid. Jalutusblokeadle ja ultratermo. Põhimõtteliselt pöörake tähelepanu kõigile Corella firma jalutusblokkidele. Uutes kollektsioonides näeb see välja peaaegu kõikjal ühesugune, välja arvatud mõned väikesed detailid. Meil on igal pool komplektis jalakate. Jalakate on väga tihe, veekindel, nagu ka vankrikangad. Siin on magnetiga plapp, mis sulgeb akna hästi. Meil avaneb kapuuts vaikselt ilma nuppe vajutamata ja samuti langeb see kergesti ettepoole. Ülemises osas on meil siin lukk, mis suurendab ja sulgeb täielikult vaatevälja. Tagaseinal on meil siin nupp, mis langetab seljatoe horisontaalsesse asendisse. Isegi kui me langetame seljatoe horisontaalsesse asendisse, on laps piisavalt, väga tihedalt ja hästi kaetud ning ava jääb väga väikeseks. Et pääseda lapsele ligi, saame ilma katet eemaldamata visiiri üles keerata, mis annab meile ja lapsele suurema vaatevälja ja ligipääsu. Langetades kapuutsi saame temani väga kiiresti ja lihtsalt jõuda, kui ta äkki rahutuks muutub. Samas saame asendit kergesti tõsta puulamamast täielikult istuvasse asendisse. Selles osas saame katte kiiresti nuppudelt eemaldada, alt tõmmates on kate täielikult eemaldatud. Sisemine osa on traditsiooniliselt varustatud 5-punktiliste rihmadega, mille pikkust saab reguleerida, samuti on pehmed padjad õlgadel ja jalgade vahel. Väga mugav lukk, mida ei pea tõmbama, lihtsalt nuppe vajutades avaneb see kiiresti. Kui laps kasvab vanemaks ja tahame talle rohkem liikumisvabadust anda, saame ülemised rihmad lahti teha ja jätta ainult 3 punkti. Vöö, need on külgedel ja jalgade vahel. Samuti saab kõik lihtsalt tagasi ühendada ja kinnitada. Ja kõik beebi saab eraldi kergesti kinnitatud ilma pingutuseta, vaevata. Keskel on meil jalgevahe eraldaja. Niipea kui oleme beebi istuma pannud, et ta välja ei kukuks, on meil nupuga jalgevahe eraldaja, mis on lihtne ja kiire eemaldada. Käepideme alumine osa on väga mugav, meeldiv ja mitte liiga mahukas. Käepide on valmistatud ökonahast ja sellel on nupp allosas. Me vajutame all olevat nuppu, käepide eemaldatakse, kiik lükatakse kõrvale, et oleks mugav beebi maha panna ja istuma panna ning et mitte vigastada. Käepide eemaldatakse täielikult. See tähendab, et vajutades veel ühte nuppu, saame selle täielikult eemaldada. Lihtne sisestada, paigaldatud, see on fikseeritud. Jalg kõrgemale. Samuti on uues ultramudelis üks nupp, mitte mõlemalt poolt 2 käega. Vajutades ühte nuppu ja tõmmates nuppu, laseme alla. Alumises osas on meil jalatugi. Ja kui meie laps hakkab kõndima. Selle jalatoe ja astme abil saab ta kärule ronida ja sealt maha tulla. Jalatoe alumises osas on meil kunstnahast kate, et jalatoe hooldamine oleks lihtne. Kui beebi kasvab, suureneb ka tema pikkus. Tagaseinas on kinnitus, mida vajutame, et tõsta 3 cm kõrgemale. Veel 3 cm kõrgemale. See tähendab, et kapuuts pikeneb 6 cm võrra. Tagaküljel on meil selline seljatugi, see on perforeeritud ja ventileeritav. See on kinnitus, mis reguleerib peatoe kõrgust. Kapuutsi ülemises osas. Siin on meil aknake magnetitega ja kui me lükkame last näoga ettepoole, saame sellest aknast last jälgida. Samuti on jalutuskäru osa pööratav, seda saab paigaldada näoga vanemate poole ja näoga maailma poole. Kui laps on väike, paigaldame jalutuskäru osa näoga enda poole ja lükkame last näoga enda poole. Ja kui laps on väike, saame ka reguleerida kõrgust. See tähendab, et me paigaldasime kõrgemale ja meil on mugav olla lapsele lähemal. Kui ta on kasvanud, tahame, et see oleks stabiilsem ja talle mugav. Selleks, et ta saaks ise kärusse ronida ja sealt maha tulla, pöörame näo ettepoole. Kui tahame, et ta oleks siin kõrgemal, saame samuti reguleerida kõrgemale ja madalamale. Veel üks oluline ja väga kaasaegne funktsionaalne omadus on jalutuskäru kokkupanek üheks osaks koos jalutuskäigu plokiga. Sellise funktsiooniga ei saa kiidelda paljud tootjad. Corella firmal on kõik mudelid, mis kokku pannakse koos jalutuskäigu plokiga ja see toimub väga kiiresti ja kergesti lahti võetav. Meil on vaja tõsta, vajutada nuppu käepidemega ja see on kokku pandud. Ja seejärel lahti võtta. Jalutuskäigu ploki istme sisemõõt. Laius 30 cm.
istme sügavus 22 cm. Tagapikkuses sisestus. Meie ülemine punkt on istmest 50 cm. Ja me saame jalapikkuse 23 cm. Magamiskoht. Tõstetud istmega. Üles horisontaalasendis seljatoe servast, keskpaigani ja keskpaigast jalaservani. 93 cm. See on üks suurimaid magamiskoha pikkuse näitajaid. Komplektis 3.1 on Ultra Corella Nova turvahäll. See on Corella uusim turvahäll, mis on valmistatud UTI siseturvastandardite järgi. See tähendab, et sellel on laiendatud kõrgeim sertifikaat, mis kaitseb külgkokkupõrke eest. Kõik sisemised. Tekstiiliosad on taktiilselt väga meeldivad, valmistatud hingavast tekstiilist, mis hõlbustab ventilatsiooni. Kui laps puutub kokku turvahälliga. Ülemise osa peatoe kõrgust saab reguleerida. Siin on selline rõngas, mida me pigistame ja lükkame üles soovitud asendisse ning jätame vastavalt kasvule. Turvahäll ise on mõeldud kuni 13 kaalule maksimaalsele mahutavusele, kuid mugav kasutada ei ole, kuni laps ei istu iseseisvalt. Lapsed hakkavad istuma umbes 7–8 kuu vanusel. Kui laps hakkab istuma, ostame järgmise grupi turvatooli. Kõigil turvahällidel on peal mugav kääpide. Kapot liigub siin eraldi kääpidemest. Kääpide lükatakse sisse ja kaetakse, eemaldatakse 2 nupu vajutamisega. Me vajutame 2 nuppu mõlemalt poolt ja langetame kas ette või taha, see meile mugav on. Turvahäll. Eemaldatakse šassiilt, siin on nupud, üleval, me vajutame nuppe, alla mõlemalt poolt ja tõmbame üles. Turvahäll paigaldatakse šassiile adapterite abil. Need adapterid on siin installitud. Ühtne kinnitus turvahällile Maxikosi, Sibex, Brita Krömer, Tutis ja paljud teised populaarsed brändid. Turvahäll kaalub 300–700 grammi. Ei ole raske. Adapter paigaldatakse väga lihtsalt, me lükkame selle peale. Siin on käepideme alla ava. Me vaatame oma külje hoolikalt üle, ülevalt paigaldame ja häll fikseeritakse. Kontrollisime ja me saame oma reisi, jalutuskäiku jätkata. Jõudsime poekeseni, tagasi, tulime, vajutasime 2 nupule. Eemaldasime. Adapterid eemaldatakse kiiresti. Rama. Samamoodi fikseeritakse ja volditakse kiiresti. Me saame tõusta kõrgendikule või koguneda autosse.